Me oleme kaua teel olnud, 11 aastat järjepidevuse, kannatlikkuse, ego allumise ja iseloomu rahustamise treeningut. Meil ei ole alati kerge olnud, sest meie plaan pole kõigile nähtav olnud. See taevases armastuses kasvatatu, elu argipäevade igas hetkes testitu, paljude inimhingede poolt imeravimiks vastu võetu, on tänasel päeval, 21. aprillil, Ema Maarja uueks annetuseks planeedile üleantav. Maailm on ääretu meri, aeg on vaibumata tuul. Põlvkonnad on kui lained, mis tõttavad üksteise järel. Nemad vahelduvad, aga igavene elu jääb püsima. Vahest ei leia ma lihtsalt sõnu, sest on midagi, mis paneb kuulama veevaikust, esimest liblikat, käo kukkumist, rukkililli. On midagi, mil pole kuju ega vormi, kuid milleta poleks mõtet päikesepaistel, marjal, inimesel. See oleneb meist endist, need on meie lehed, rohelised ja kollased, mis kõnelevad meist rohkem kui tüvi ja oksad. Mis sest, et me vahel pudeneme ja lehtime, kogu lehestik ei lähe ju tuulde. Ja küllap me suudame seda nii meelde jätta, kui alles hoida. Kätel, mis ulatavad mulle leiba, istub liblikas, suur ja läbipaistev nagu päev. Ta tunneb päikese soojust neis kätes, kevade lõhna, mulla lõhna ja mee lõhna. Uhke ja kättesaamatu nagu vikerkaar on unistus, aga käsi, mis ulatab mulle leiba, on lähedal. Ja leib, mida ma söön, kingib mulle südame, mis on kaunim kõikidest unistustest.
et ka suurtel aegadel ja suurte asjade puhul vajatakse südant, seda kipume me unustama. Me vajame südant nii armastuseks kui meelepahaks. Muidu jääme vaeseks, mis kõmiseb kui kellukesed, mis kõliseb vastukaja äratamata. Ema laps armsam ja lapike maad, millest pärit mu enese elulaad, mille peal maised mõtted, mille all valged luud, sinu küljes on homsed küsijad suud. Sa vastad ja vastutad seni, kui saad. Hoida ema, lasta armsamat lapikest maad, mis on pealt näha pisike maailmalõik, kuidas selle pealt näha on maailmas kõik.